et küsimus oli pigem see, et kui liituvad uued inimesed või kui keegi, näiteks sinu enda sõpruskond, kellega sa oled pikalt lävinud ja võib-olla vahepeal on natuke eemaldunud, aga et järsku on neil selline tunne, et kuule, millega sa seal tegeled, räägi mulle. Ja nüüd, kui nemad tulevad sisuliselt puhta lehena, võib-olla nad on kuulunud ka kuskile või kuuluvad kuskile religioossesse ühendusse, kirikusse või kuskile, eks ole, sest meie ju seda ei välista, kui inimene ei hakka lihtsalt meiega vaidlema selle osas. Et mida sa siis neile selgituseks kohe ütled, et miks sina näiteks oled tahtnud selles koolis õppida, ilma et sul tuleksid mingisugused suured loosungid või reeglid sinna juurde, et kuidas sa oma sõbrale räägid sellest? Ta on nagu paljudes elu sellistes osades annab sellist kindlust ja sellist tugevust, et liigud nagu või kasvad nagu sellises heas suunas nagu, et kus ongi need alustalad, et hoolimine, märkamine, abistamine ja see on teinekord ka inimesi nagu nakatav selline, et ahaa, et võib niimoodi ka nagu, et ei peagi nagu häbenema või et tubli, sa otsid väga õige sõna välja, et ei pea häbenema, et ma tahan areneda ja kasvada, et mul ei olegi kõik olnud nii lihvitud ja kuldmuna veel, eks ole. Täiskasvanud inimene kipub häbenema sellist asja, et kui mul on mingid puudused ja eriti veel, kui sellest teised räägivad. Aga nüüd, kui sinu õppegruppi või tähendab, kui sinu sõbrad ütlevad niimoodi, et oi, et kas ma pean siis teiste ees niimoodi rääkima sellest, eks ju, et mis mul halvasti on või kuulama. Mis sa siis, kas sa ütled midagi julgustuseks ka sellest, et kui suure auditooriumi ees seda siis räägitakse, kas kogu maailma ees? Jah, et on pigem nagu kasvatav selline ja see on nagu loomulik, et see kuulub inimese elu ossa ja siis sealt tulebki nagu läbi tulla, et läbi selle sa kasvad ja kaovad need ka erinevad hirmud ja pigem nagu vaatad otsa, kui et aha, selle osaga tuleb siis rohkem tegeleda. Ja see annab jälle sellist nagu arengupotentsiaali pigem juurde nagu, et ja samas on esialgu on ta jah võib-olla hirmutav, et oi jah, et nüüd vist küll keegi vaatavad, et ei selle inimesega vist, et kõik on pahasti seal, aga tegelikult see nagu teised nagu järsku hakkavad ka oma kogemusi jagama, just tuleb välja too, et kõigil on mingisugused sellised kogemusi, mis võib-olla ei olegi väga ilusad olnud, aga kui nagu rääkida, et siis on nagu koos lihtsam sellest läbi minna ja see, et okei, see oli minevikus, aga nüüd siit hakkan minema ja lähen juba selliselt juba paremini edasi. Väga hästi. Tegelikult sa selgitad päris ilusti seda asja. Inimlikult, arusaadavalt ja kui nüüd, näiteks ma oleks uus tulnuk või ma ei ole selle asjaga kokku puutunud, võib-olla ma ei ole olnud selline inimene, kes väga teiste ees avab oma salamõtteid, et siis ehk võiks juurde veel lisada seda, et see on esialgu antakse aega harjuda selle ravistiiliga. Aga et siis tulebki mõelda, et ma tulen ju ravisse, ma tulen sellisesse protsessi, kus mulle aidatakse just neid välja tuua, mis ei ole veel nii head. See ei tähenda ju seda, et kui keskendutakse nendele mitte nii headele loomuomadustele, et siis ma olen üdini halb. See tunne võib ju tekkida, eks ole. Kogu aeg käib üks õiendamine, et miks sul see ja inglite puhul on ju see ja meie ravis on ju see aspekt ka, et mida rohkem sulle antakse, mida rohkem sa edasi liigud, seda karmimaks muutub see protsess selle tõttu, et siis sa oled juba tugevam, sa juba tead, kuidas see asi käib ja nüüd ei saa enam aega viita, sest see on sinu enda elu ja potentsiaal, et aega teadupärast ei saa ju venitada, eks ole. Et kui on öeldud ja sa ise tulid sellesse ravisse ja kui on öeldud, et see ja see aspekt tahab parandamist, siis ma võtan selle ette ja teen selle korda, eks ole, et mis seal niimoodi venitada. Aga mis kipub olema sellises protsessis takistuseks? Et kui käib puhastumine, ma ütlen jah, et kui käib puhastumine ja tuuakse välja nagu järjepidevalt, eriti need, kes on juba edasi jõudnumad, eks ju. Et ega
see, kes alustab, ega sellele kohe siis kogu aeg ei hakata neid puudusi näitama, ikka julgustatakse edasi minema, õpetatakse pigem inglite jäljes liikuma, eks ole. Aga et kui see puhastumine peab toimuma ja inimene juba pikemalt olnud, siis noh, need nõudmised lähevad karmimaks, sest inimene peaks ise enda suhtes ka karmim olema, et kuule, ma ju pean selle korda saama, et kaua ma venitan, eks ole. Nii, aga see ei kipu alati nii sujuvalt minema. Armas Rahvela ütleski, et no, mul on selline puudus ja selline, et nüüd ma lähen muudkui edasi, eks ole. Aga kas see nii ludinal on läinud? Jah, see nõuab nagu enesekriitika sellist talumisvõimet, kasvatamist ka nagu. Jah. Ja talumisvõimet, sest egol on see valu ka ju, eks ole. Et algul on ego mustuse puhastus, eks ole, et seal üleüldse, et sa saaks nagu ligi pääseda. Et ego ja hing, ego versus hing on vastastikku must ja valge, eks ole. Noh, mis ei tähenda seda, et ego on puhas must ja hing on ka puhas must või puhas valge, et seal on segu, et see puhastumine toimubki selleks, et ego on see, mis arendab inimese tahet, eks ole, aitab sul edasi liikuda, see on ju egost, jah, nii, aga et see ego ei oleks selline isekas ja et ta mõtleks ainult endale, et ta kuulaks seda hingejuhatust, siis selleks peab olema hing päästetud sellest ego painest valla. Et anname hingele ka ruumi. Las hing räägib, mida ma tegelikult mõtlen, mida ma tegelikult tahan ja kuidas tegelikult maailmas inimesed peaksid olema, sest see on loomuomaselt inimesele ju teada. Et sa tajud selle ära, mis on hea ja ilus, kui sa räägid hingest, eks ju. Kui teine võib-olla vaatab selle skeptilise nagu otsa, siis hakkad pelgama, et oi, mis ma nüüd ütlesin ja mis ta mulle nüüd veel vastu ütleb, eks ju. Aga et sa loomuomaselt tunned ära, mida hing tegelikult tahaks öelda, jah. Mõnikord ego sigab seal ka vahele, tahab nagu rohkem meelitada ja niimoodi. Et seda on väga raske ära tunda. Ja, sellepärast ongi vaja sellist elukogemust ja elulisi näiteid ja grupitöös, et sa hakkad mõistma seda, et egol on väga palju erinevaid nägusid. Siis tuleb see ego sealt peidust nagu välja. Ja. Nende olukordade ja muidu ta nagu peidab ennast nii ära, aga elus jääb sellised olukorrad, kus ja. Ise ka ei usu, mis elus jääb olukorrad, sa mõtlesid, et kavaldad üle ja. Tehakse väike nõks, nii palun, siin ta nüüd on, hakkame pihta ja. Et see on omapärane, kuidas taevased oskavad selle alati välja tuua, et see ei ole ju ainult see, et meie räägime, vaid elu ise toob just need näited täpselt, mida tarvis on ja need näited võivad tulla ka mingisuguse vestluse ajal, ma mäletan, Paatial oli see õmblusmasina lugu kunagi seal esimesed korrad. Selline me olime kõik, jah, mul sa olid ise ilmselt ka, sest ega meie ei teanud sinu õmblusmasinast midagi, ega nendest kangastest. Nii, las see jääb saladuseks, seda ma siia ei räägi, aga et nagu näited on, et ja üsna tihti on nii, et näiteks Maria hakkab ka kellegagi rääkima, on see võõras inimene täiesti ja tunne, et ma ei tohi lõpetada, ajan niisama ümmargust juttu ja saan aru, et midagi peab tulema ja siis ütleb inimene mingisuguse asja, selge, mul oli vaja see ära oodata, hakkame nüüd sellest pihta, et alati on teada põhjus, miks inimesed kohtuvad, mis see põhjus on, kui on vaja vestelda, eks ju. Ja mis oli inimese tegelik vajadus, mida ta ise ei taipagi, ta ei osanud nagu mõeldagi, et me omavahel räägime ja nüüd siit võib mingisugune vastus tulla, eks ole, või juhatus. Või siis on vastupidi, et mul endal on vaja midagi kuskil edasi liikuda. Nii, ja nüüd räägin inimesega siit ja sealt ja 3. ja 7. asjast, eks ole, jutt ei taha nagu lõppeda. Ja vaatad ikka, et inimene ka ära ei lähe, et see on huvitav, see energeetiline, see liin töötab ju meie peadest kõrgemalt. Ja siis ütleb ta midagi, selge, suur tänu, mul oli täpselt seda vaja. Nii et niimoodi käivad need jutud.